sa tuli una. Nii kõvad mehed on. Tulen atrasi. Nii kõvad mehed on, et tõstavad niimoodi peale. Ma tahaks näha. Sorry, pato na to ka niya. Pato siya na to. Pwede sa tuli. Oh. I take. Okei, teeme ära. Päri väel, jee! See on ägedam, kui ma arvasin! This is very good! I am afraid! It's not afraid! It's good! Woo! I am alive! I am alive! Do you remove down? Not there. Sorry. Where you go? Kapita to kusog naghatag Okay, siya. wait. Take a rest, take a rest. Afraid, yes? I am afraid! It's not afraid! It's good! Woo! Okei, Indrek uurib asja ja tahab järgi tulla. Siin ei ole seda suurt autot. Ei kuule hästi siin. Auto tuli järgi ja ta sõits minema. Aga sõits ära või? Jaa. Kui ta siia tuleks, ma tulen järgi. Tuled ka või? Kui auto praegu näiteks tuleb, ma tulen järgi. Saad aru, aga sa pead tagumiku peal sinna suure resti peale minema. Nägid sa ka või? Ma nägin, sinna peab ülesse minema või? Jaa, sinna ülesse, muidu ei ole võimalik seda teha. Vahet ei ole, ma tulen vaatan siis vähemalt. Kui saab hüpata, saab. Kui ei saa, siis ei saa. No peavad ülesse. Ma ütlen siin enne. Peavad või? Ito yung sangit sa tuli una. Nii kõvad mehed on. Tulen atrasi. Nii kõvad mehed on, et tõstavad niimoodi peale. Ma tahaks näha. Sorry, pato na to ka niya. Pato siya na to. Pwede sa tuli. Bawin. 1, 2, 3. Better than the first. That's good. Ja oligi nii kõvad mehed tõstsid mu ratastooliga peale. Väga äge, kuidas kõik on koostöö valmis. See on midagi ägedat. Nüüd siis raidime vaikselt tagasi. Tegin suure vea, et jäid siia tooli. Tool kõigub nii räigelt, aga kõik hoiavad kinni, näete. Liigub, soppa lendab. No Kristjan, kuidas oli? Väga crazy oli. Saad aru, kõik pinged on läinud. Saad aru, ma olen täiesti rahulik, nagu vana rahu ise. Ma olengi vist adrenaliini sõltane. Tõenäoliselt jah. Peale ja mahaminek, seal oli okei, jah. Said rihmad ilusti ümber ja. No nad ei saanud, nad tahtsid loobuda. Aga siis Gilbert võttis jalast kinni. Sellepärast, et mu jalad läksid pastiliseks, lõid risti ära ja nad ei saanud neid jalgu alla. Gilbert afraid, saad aru, lükkas kaamera ka ära meile pool võtted saamata, sellepärast, et ta üks pärast mulle, et miks ma ei lugenud 1, 2, 3 ja lahti ei tõmmanud seda. Kristjan afraid. Tegin lihtsalt niimoodi, tõmbasin ühe korraga kõks selle alla, vaata. Tahagi, kõik, ma ei öelnud mitte midagi talle. Lihtsalt öeldi mulle, et sa oled üleval. Saad aru, ma kardan kõrgust. Ma kardan kõrgust, see oli nii jube. Saad aru, ma mõtlesin, et ma ei taha rohkem siin olla, et teen kiiresti ära. Ei, väga hea. Ei, ma räägin, see oli seda elamust väärt. Päris
päris crazy on, saad aru, külmavärinad on peal praegu. Täiesti. Riided märjadega ladistas ka korralikult ja õhk on tegelikult niiske. Ma arvan, et pigem on pingelangus suurem. See vihm, see tuli ikka korralikult, see näid ikka ööst tuli vahepeal. See oli ikka päris crazy. Ei, ma peaaegu oleks tulnud, aga enam seda autot ei jäänud see pidama, tuli pani kohe edasi ja meist on kõvema häälega inimesed kohal. Neil mingi ekskursioonist lõppes ja mingi pildistamine ja väike lõunasöök oli neil, mingi tõsise märk. Käisid vist kõik asjad läbi. Kuule, pidu käib. No nüüd teed ära, vaatan kella. Midagi ei juhtu. Läksin tegin kohvi ja triikartulid ja nautisin vaadet seal terrassi peal. Sinna see ilusti ligi või? Jaa, sinna saab minna. Ja sealt on vaade ilus alla, jah? No väga kaugel ei näe, aga ikka näeb seda põõsast ja loodust natuke. Ega siin ei ole mõtet. Homme vara tagasi. Arvad, et tuleme tagasi või? No siis me peame... ma ei tea, ma ei kujuta ette. No vaatame tagasi, teil räägime, mõtleme. Mõtleme. Ei, no võimalik on, kui te olete mehed ja Gilbert võib osa aega sõita, mina sõidan osa aega. On see võimalik, aga lihtsalt kui mina ei jaksa sõita, siis ma ütlen, ma ei jaksa sõita, sellepärast, et ma ikkagi suhteliselt tempokas on see asi. Ja on väga pimedaks läinud ja Indrek ei saagi ATV-d sõitma, nii et me hakkame nüüd tagasi minema. Aga ühte ma ütlen, hirmu peab mees elus kogu aeg tundma natukese. See tekitab ikka adrenaliini, need külmavärinad ei lõppe ka. Tunned, et elad? Tunned, et elad, jah, see on ikkagi midagi sellist, mida nagu ei anna millegiga võrrelda. See tõmbab sul kõik pinged maha. Sellepärast, et mul tekkis üleval hirm, sellepärast, et ma ei teadnud, mis mu seljaga juhtuda võib. Ma ei teadnud, kuidas see asi välja näeb, kas ta viskab üles või kuskilt sikutab või midagi sellist, ma ei teadnud seda. Indrekul läks muidugi kahjuks seekord niimoodi. Et võib-olla otsus oli õige, keegi ei teadnud, kuidas see asi välja näeb. Eks järgmine kord teeme midagi veel. Teeme. Dollar lasi korraks tuled ära, silma ei paistaks. Päris kõik ei lase, aga tundub, et kallaku peal läheb see nurk nii suureks, et ja pimedast tõesti näha ei ole midagi, kui tuled vastu tulevad. Ühesõnaga, korra jäime seisma tee peal. Terve see peotäis igasugust sõid sokolaade ja siin terve hunnik saiakesi on 1,6 eurot jälle. Ainult 100 kohalikku. Et täitsa müstilised hinnad ja lihtsalt siin täiesti tavalises putas. Müstika. On ju, Indrek? On, jah. Täitsa päkkis, terve hunnik. Samas tundub suht korralik puta seest. Nüüd meil autojuht kihutama hakkas. Peaaegu 30-ga sõidab juba. 50 kilomeetrit üle 2 tunni sõidame. Et vahepeal siin keskmine kiirus 15-20 maksimum. Ja niimoodi tiksume. Muidugi autol on midagi põhja all lahti ka, et käib vastu maad vahepeal, siis ta väga ettevaatlik on ise ka. Vastu tulema jälle siin tuled ära. See on korralik kraater ikka. See on see sama koht vist, kust me ennem üles ei saanud.